Armas Eesti rahvas, täna on must maksukolmapäev. Ja kui me vaatame praegu seda maksutõusude festivali, mida on sõna otseses mõttes täna jõustatud ja mida tegelikult rakendatakse selle minutite järel vastuvõetava eelarvega, siis me näeme seda, et läbi järgmise aasta leiab aset 10 riikliku maksu tõus. 10 riiklikku maksu erinevatel tähtaegadel rakenduvad ja kusjuures on tekkinud täiesti absurdne olukord, et maksutõusu asub valitsus oma poliitilise agendaga veel täiendavalt maksustama paljudel juhtudel. Nii näiteks tõstetakse bensiiniaktsiisi ja omakorda seda maksutõusu maksustatakse veel täiendavalt käibemaksu tõusuga või sama puudutab 45% elektriaktsiisi tõusu, mida omakorda maksustatakse veel käibemaksuga. Kokku on maksutõusude maht, mida Eesti ettevõtjad ja inimesed kaela saavad ja oma õlgadele peavad kandma, üle miljardi euro järgmisel aastal. Ja põhimõtteline valik on vale sellel valitsusel, sellepärast et valitsuse poliitika lähtekoht on virisemine maksutõusude ümber, kuid puudub käsitlus majanduse kasvust, et viia Eesti välja majanduslangusest, et meie majanduse maht oleks suurem. Ja seetõttu pole ka mingi ime, et valitsuse maksutõusude tulemusel leiab aset 2 asja. Esiteks, meie majanduse kasv on madalam, mis tähendab, et riigieelarvesse laekub ligi 200 miljonit eurot järgmisel aastal vähem seoses valitsuse maksutõusudega. Ja teiseks, maksutõusud toovad omakorda kaasa Eesti inimestele, Eesti majandusele täiendava inflatsioonilise surve. Järgmisel aastal on euro iga inimese taskus aasta lõpuks 5% odavam võrreldes aasta algusega. Ja maksutõusude puhul on tegelikkuses olukord praegu, et selle kõige valusama löögi maksutõusudest saavad just nimelt kaudsete maksude tõusu järgi need inimesed, kelle reaalsissetulek on Eestis madalam. See tähendab esiteks eakad inimesed, kes elavad pensionipäevast pensionipäevani. See tähendab teiseks lastega pered, kus on leibkonnas ülalpidajaid pereliikmete kohta suhteliselt vähem. Ja kolmandaks, see tähendab inimesed, kes elavad maapiirkondades, kus keskmine sissetuleku tase on suhteliselt madalam kui linnalistes piirkondades. Valitsus ütleb 2 asja. Esiteks, et maksutõusude kõrval ta vähendab ka valitsemiskulusid. See väide on osutunud blufiks. Tegelikkuses on maksutõuse miljard eurot. Ja kui me vaatame valitsemiskulusid, mis hõlmavad endas siis valitsuse hinnangu järgi majandamiskulusid, tööjõukulusid ja erinevaid toetusi, siis tegelikkuses need kulud ei vähene. See tähendab kogu ka raske aja koormus asetatakse inimeste õlgadele ja halvendatakse majanduse väljavaateid. Ja teiseks, mis on problemaatiline, et valitsus väidab, et maksutõusudele ei ole alternatiivi, just nimelt mõelduna täiendavateks riigikaitse ja julgeolekukulutusteks. Samas, kui me vaatame järgmise aasta riigieelarvet, siis me näeme, et 2024. aasta eelarvega võrreldes vähenevad riigi kulutused, panete tähele, kaitseotstarbelisele erivarustusele 96 miljonit eurot võrreldes 2024. aastaga, samal ajal kui valitsus väidab eelarve seletuskirjas üsnagi jultunult, et kulud moonale hoopis täiendavalt kasvavad 75 miljonit eurot. Isamaa pakkus välja alternatiivse eelarve, mille baasküsimus oli selline, et esiteks rahanduslikult vastutustundlikult on võimalik lähiaastatel Eestis opereerida ilma täiendavate maksutõusudeta, mis on kontraproduktiivsed nii inimeste toimetuleku mõttes kui majanduse väljavaadete mõttes. Järgmine aasta saab Eesti inimestele olema raske aasta ja seda ütleb iseenesest Rahandusministeeriumi selle 2025. aasta eelarve seletuskiri, sellepärast, et inimeste üldine ostujõud, maksutõusud,
kombineeritult hinnatõusuga on madalam. See tähendab, need inimesed, kes elavad palgapäevast või pensionipäevast pensioni või palgapäevani, peavad järgmisel aastal tegema raskeid sundvalikuid. Selles eelarves ei ole piisavat ja selget joonist ka vajalikuks moonahankeks, mida me Isamaa alternatiivses eelarves osundasime. Ja loomulikult on meie jaoks häiriv see segatükk ja stressi tekitamine meie hariduse tuleviku ja õpetajate palgapoliitika ümber. Aasta lõpuks on täiesti häbematult selgunud see, mida on tunnistanud valitsuse esindajad, et valitsusel tegelikult oli olemas ka sellel aastal haridusministeeriumi eelarves rahalised vahendid, et ära hoida aasta alul toimunud vabanemisjärgselt kõige suurem õpetajate streik. Seda ei tehtud ja tegelikkuses ka valitsemiskulusid ei ole 2025. aasta vaates vähendatud. Isamaa sõnum on selge ja konkreetne. Selle valitsuse poliitika on kehv, see ei vasta Eesti tänastele vajadustele, silmas pidades inimeste toimetulekut ja silmas pidades meie majanduse väljavaateid. Ja seetõttu Isamaa hääletab selle eelarve vastu. Sellepärast, et see on välja kukkunud kehvalt ja see röövib Eesti inimestelt ära kindlustunnet, mida sellel stressirohkel väga paljudest objektiivsetest probleemidest tulenevalt esile kerkinud murelikul ajaperioodil Eestis on niigi objektiivselt palju. Riigi ülesanne, Eesti riigi poliitilise juhtkonna ülesanne peab selles olukorras olema vastupidi, andma inimestele optimismi, tegelikkuses vältida samme, mis toovad kaasa inimeste elukvaliteedi languse ja kolmandaks langetada täies mahus vastavalt sõjalisele nõuandele neid otsuseid, mis on vajalik riigikaitse vajaduste realiseerimiseks. See hetk on loomulikult sellel mustal maksukolmapäeval, kus me näeme seda maksude kaskaadi, mis üle aasta hakkab rulluma, on väga keeruline. Ka Isamaa vaatab täna silmitsi Eesti inimestega ja Eesti inimesed küsivad, mis saab järgmisel aastal, järgmistel aastatel. Me näeme täna näiteks automaksuga, minu poole pöördunud paljud inimesed, kes langetavad täna sundvalikuid. Automaksu hirmus, nad kas soetavad kasutatud autosid või langetavad ostuotsuse uue auto ostmiseks, lootes siis järgmise aasta ühekordsest tehingumaksust pääseda. Mis on Isamaa käsitlus? Ja Isamaa käsitlus on üks ja selge Eesti inimestele. Kui me võtame automaksu, siis meie teade on üks ja selge. Teie aeg. Kui Isamaa tuleb ja asub kandma vastutust riigi juhtimise eest, siis see automaks tühistatakse. Me anname oma sõna. Ja me anname oma sõna, et maksutõusude poliitika pööratakse tagasi. Me anname oma sõna selles koha pealt, et inimesed käsitlegu neid maksutõuse, käsitlegu automaksu või ajutist maksu. Teie aeg on läbi. Ma mõistan seda, aga nende küsimustega loomulikult küsimused jäävad õhku ja vastuste andmise aeg ja vastutuse aeg valitsusliidule saabub. Te mõistate, istungi juhataja, kui olulise mõjuga on kogu see otsuste pakett. Läbirääkimistel osalemiseks. Aitäh. Ma mõistan. Aitäh.